seal taga käivad intervjueerimised. Seal on vist kalameeste jutud pooleli. Ja seal on söögijutud. Ei ole. No, kuna neil Minu telk on seal. Ma ei tea, äkki jätangi selle telgi sinna. See on täitsa okei koha peal. Köögiviljavokk nuudlitega. Kõlab päris hästi. Eriti pärast eilset päeva, kui ma sain ainult neid vorste, grillvorste. Ja mul oli lihast kopp ees. Mul on endal ka kottkettaid. Hans Markus Hansson teeb väga kvaliteetseid filme. Vaadake tema YouTube'i kanalit. Tema YouTube'i kanal. Lapi oma videod. Superb. Subscribe'iga. Vajutage like. Vajutage igale poole tema videodele. Ükskõik mida. Vajutage kõvasti like'i. Näitan seda ka, kus kohas minu telk on. Sellises kohas on minu telk. Pikk järve ääres. Kõrvemaal oleme. Järvi hästi pikk nimetus oli talle, mis selle telkimisala nimetus oli. Aga väga ilus. Vaadake järve. Ja tulge ise ka loodusesse. Ja kui tahate minuga tulla, andke ka teada mulle. Hea meelega tulen koos sinuga loodusesse ja räägime, filosofeerime. Anselmi satisfikatsiooniteooria üle, tõe ja õiguse üle siin maailmas. Kui halb on Venemaa ja kui hea on Eesti. Kirume valitsust ja üldse teeme midagi põnevat. Aga siin taga, mu hea sõber, toimub ülekuulamine. Prožektorid on suunatud näkku. Kõigil tõsised ilmed. Ja praegu küsitletakse Raivo Pluumarit. Huvitav, mida temalt küsitakse? Kas on plaanis võib-olla vallutada Everest siiski? Või mingi muu ekstreemne matk. Seda kõike saame välja pinnida temalt siin. Tõde ei jää varjule. Ei näebki välja matkasporditöö. Chillid, sööd, oled looduses, telgid, teeme lõket.
sulle selline matkasporditöö meeldib, tule meile tööle. Lapsepõlv tuleb meelde sellist tööd tehes. Ma teen ka endal, mul on selline tagasihoidlik YouTube'i kanal, mida jälgib 19 inimest. ja. Näed, Hans-Markus Hansson, kes suudab ka kõige viletsamast telgi püsti panevast teha filigraanselt hea video sellest, kuidas tegelikkuses professionaalid panevad enda telki püsti. Ma teen endast professionaalid video peal. Nii arvata oli. Raivot pinnitakse rohkem kui pool tundi. Sest tal on liiga palju tõde, mida varjata, salapäraseid fakte selle kohta, millised on olud mägedes, Arktikas, kus iganes. Nii. Egertilt pinnitakse välja kõik kalakohad. Mitte miski ei jää temale teada. Kõik kalastuse kohta, mis vaja, saab temalt teada. Video tegemise köögivoolast. Kohati ja mõnus tuul. Siuke kerge tuul. Ja ongi nad kõik läinud. Olen praegu ainult mina. Ja ma ei tea, kus plaanib Hans-Markus Hansson öövida, aga tema jääb ka ilmselt siia kuskile siia järve äärde. Terve päev on olnud väga ilus. Vahelduva pilvisusega sademeteta ilm, nagu ilma teadates öeldakse. Tüüpiline Eesti ilm. Ma korra segan sind. Vaata, kui lahe tegelikult see siuke nagu peegeldus. Tunnen natuke kõrgema. Täitsa on niisugune sümmeetriline. Päris huvitavad piljad on. Nagu... Siin võib juhtuda, et ma jooksen üks hetk rappi. Muidugi. Järgmine näinud huvitavad piljad. Hans-Markus tahtis siis sooja saada. See on kõige parem viis sooja saada, tööd teha. Eesti mees teeb tööd. Ja siis saame, näed, aidata ka teist matkalist.
no näed. Siin on näha Sansu telginöörid on nagu väga hästi näha kaugele. Üli mõnus. Ja siin on ülimega ilus vaade siis ka ühtlasi kuu poole ja peegeldus vee pinnalt. Videosse see ei jää nii hästi, aga pildid on väga ilus. Nii on uus hommik, väga ilus päikesepaisteline hommik peaks ütlema tõepoolest. Öösel sadas vihma. Oh, kes see seal on? Järve peal läks alla siukse pika kaelaga ja pika nokaga. Ühesõnaga, öösel sadas vihma. Me magasime kõik kolmekesi ühes telgis, et saada rohkem sooja. Sest sellel naisterahval, kes meil praegu siin on, tema tuli eile õhtul jalgrattaga, tuli Sinka-Vonka siia ja seljakott, suur seljakott seljas. Ja tal ei olnud sellist päris head magratsit, mille peal korralikult magada. Ja läinud on nii Hans kui ka meie salapärane jalgrattamatkaja. Ja mina ka. Siin on natuke näha, et öösel on tulnud sükest, ma ei tea, lund või no midagi sükest valget on maha tulnud. Nimetame siis selle suveks. Siin ja seal.